Tervist, täna on 20. mai ja täna saab olema selline päev, kus me viime siis just koorunud parditibud tibumajja ja puhastame kõik teised tibuboksid ära. Ühesõnaga selline kohustuslike tööde päev ja ühendame karjuse generaatori pardiaiale, et oleks turvaline aed, et kiskjad saaksid voolu. Nii et kõik sükene asi tuleb, siuksed igapäeva asjad rohkem. Ja inkubaatoris on praegu koorumas kanatibud. Nii et kanatibusid, kui kellelgi on huvi, siis saab edaspidi kanatibusid ka. Kanu ma endale väga palju jätta ei taha, aga on ägedaid rohelise munejaid ja on koorunud seal juba. Ma vaatasin, et need saame homme inkubaatorist välja. Nii, aga lähme sisse. Ühesõnaga, siin nad on. Väiksed sitakotid. Et boksid tahaks puhastamist. Kõige suuremad. Keskmised tüübid. Ja kõige väiksemad tüübid. Igast boksid on kedagi. Ja pardid siis paneme siia praegu. Need, kes koorusid. Siin on 2 sooja lampi. Praeguse seisuga on siin sees ainult vutid. Need 3 vutti, kes koorusid. Et see saab olema siis pardide uus kodu. Sest toas neid pidada on ikkagi suhteliselt raske, kuna nad sodivadki nii palju. Saunuinud. Nii armsad. Need tüübid on juba päris suured. Kõik tahavad tähelepanu. Ja siis täna on selline koristuspäev. Koristame ära, uus allapanu, söögid, joogid. Ja siis vaatame juba karjust ka. Nii, ja nagu ma rääkisin, siis allapanuks läheb mul kõik see trimmerdatud rohi, mis on ära lasknud. Kõik trimmerdatud rohi, mille ma olen lasknud ära kuivada, siis tõmban murrehad kokku ja läheb ilusti siia allapanuks. Et nad natuke söövad seda ka, mis neile maitseb, aga üldplaanis väga hea taaskasutus. Nüüd on boksid puhtad, uus allapanu on all, hea kuiv puhas tunne, söök, joogid ma panen õhtul uuesti täis, praegu nad on pool tühjad, aga sellest nad saavad päev läbi ilusti. Tegin siis 2 boksi puhtaks, need on nüüd seal all peidus, 2 boksi puhtaks, nende kõige väiksematel, nendel ei ole veel hullu midagi, nendel ma veel ei tee, nendel teeme teine päev. Aga nüüd ei olegi muud, et siia ka allapanu alla ja toome pardid siis toast tibumajja. No nii, nüüd on boksid puhtad. Sellele uute parditibude boksile on pandud siis kuivanud rohi sinna alla. Ja nüüd on mul ämber käes. Ja lähme toome siis uued tibud ka tibumajja. Et tavaliselt ma lapin nad lihtsalt ämbrisse ja siis tuleme läbi õue niimoodi. Ämber täis tibusid. No nii, tibud siis siit kassist ämbri ja ämbriga tibude majja. Siia kasti tulevad juba homme kanatibud inkubaatorist, nii et kui te kuulete vahepeal tibude piiksumist, kanatibude piiksumist, siis see tuleb inkubaatorist juba. See on üks väga väike äppu, et kui teil tekkis huvi, et nendest tibudest, mida me päässime, et
kui paljud nendest ellu jäid, siis te võite video pealt lugeda, palju neid oli üldse, aga praeguse seisuga on nendest ära surnud ainult üks. Pluss siis see, kes muna sees kinni oli ja oli juba surnud. Aga nendest äbarikkudest oli, kelle me välja aitasime, suri ära praegu seisuga ainult üks. Üks on veel siuke näpu, ma ei tea, kui kõik hästi läheb, seda jääb ellu, aga ja pajuvärava munadest ja pajuvärava munadest ma viisin pooled tibud siis Heidile ehk siis 8 tibu läks Heidile. Aga siin ämbris on juba meie oma parditibusid ka, kes meil seal aias munevad, nii et üliäge, nii nunnud. Oodake seda, super ilus. Ämbri täis tibusid on kaasas. Et pardiaias on ühesõnaga tegelikult vool juba sees, aga ma paar päeva tagasi sain selle generaatori kätte, filmisin seda ka teile. Nii et paneme tibud ära ja siis vaatame selle klipi ka ära, et millise generaatori ma siia panin ja et kas ta siis voolu kannab ja kuidas üldse on ja. Aga praegu siis tibumajja. No nii, tibud. Ma lasen need vuttide kokku, kuna siin ruumi on, et ma ei usu, et midagi hullu juhtub. Vaadake, kui armsad. Täitsa uskumatu. Oot. Nii nunnu. Mine. Kuule. Nad on. Ma tegelikult kaalun tõsiselt, et äkki ma peaks vutid ära võtma siit. Kuna vutid ikkagi tunduvad väga väikesed ja väetid sellega võrreldes, mis on need pardid. Kui pardid on ju ainult 2-päevased. Peale selle väikse toitu, kes on niuke näpu meil ka. Võib-olla ma panen tema vutid koos sinna ühe kunstkana alla lihtsalt eraldi. Aga teised on väga agarad ja tugevad. Et siin on nüüd näha, ma vaatan, kas ma saan näidata, näiteks see part, kes on seal, on niisuguse loodusliku mustriga, et nemad on nüüd nendest partidest, kes on meil siin enda aias juba, et meie munadest ja nagu see tüüp, kes on siin. Et nendel tuleb see mullardi muster ilusti peale. Aga terve hunnik uusi tegelasi. Nii, põllumehe kaubamajast jõudis kohale generaator karjuse jaoks siis pardiaia turvamiseks. Siiamaani pardid on ilma vooluta seal, aga õnneks ei ole rebaseid asju käinud, aga nüüd lõpuks saame voolu alla panna selle aia. Et siis mul on öösel tunduvalt parem uni, et ei ole seda hirmu enam, et siin on üks soojapirn. Tšehhi toodang üllatavalt mõistliku hinnaga ka. Aga kirjade järgi, kõik mis need andmed olid seal, oli väga palju lubav, et on aga kuna ma ei ole seda firmat kasutanud, nii et ei tea, saamegi katsetada. Nii. Pakend on küll viisakas. Pakend on väga viisakas. Ma küll ei ütleks, et see odava otsa generaator on. Et kõik on, wow, special made. Isegi kruvid on kaasa, et kiviseina sisse lasta. Aga näete, väga hästi pakitud. Ja pakend on väga, ma ei tea, nagu kallim otsa asi oleks. Generaator on ise, siis see välja nupp on, mis mulle väga meeldib. Mul on olnud ka kallid generaatorid, kus absoluutselt ei ole mingit
varianti, et sa saad nupust välja lülitada, et sa pead alati tõmbama pistikust välja selle generaatoriga. Siin on sisse välja lülitamise nupp. Üldplaanis väga lihtne. Maandus, vool. Ja tundub väga tuuga, väga tugev plastik. Saab panna lihtsalt konksu otsa. Ja siin oli nagu see asi, et ta näitab, millal ta siis voolu annab ja ta näitab ka, märgutuli on ka see, et ta näitab, kui vool jookseb kuskilt maha, nii et siis on teada, kas on aed kuskilt katki või on mingi puu või oks või pikem kõrs rohi kasvanud traadi vastu, et sa saad kohe probleemi ära lahendada ja ta annab märgutulega teada seda. Ja nüüd on meie generaator seina peal. Selline ta siis välja näeb. Kuna minul olid juhtmed siia sisse veetud juba, siis mul on vooluühendus läheb siia. Maandus läheb siit seina pealt ilusti õue. Maanduse postid olid maa sees. Ja ongi sisse lülitamisnupp lihtsalt siin samas. Nii. Ja nii ta töötabki. Avastasin selle, et kuna on siis see aed tehtud kevadel ja rohi oli kasvanud juba nii kõrgeks, et alumine traat oli kõik rohu sees, siis ta automaatselt see märgutuli, mis siin blingib, oli punane. Seega jooksis elektrit liiga palju maasse, et ta annaks tugevat voolulaengut siis röövloomale või kellel iganes. Siis see blinkis punasena ja nüüd ma olen 2 tundi kitkusin selle aia ära kõik puhtaks ja nüüd saab väga head voolus ja sealt selle seest traadi seest, et ma ise näpuga katsusin ja proovisin. Vool oli more than enough nagu. Ja ilgelt nunnu oli muidugi see ka, et on kaasas, on seal pakis kohe selline silt, mis on tõhus plastikust, et ta ilmastiku käes nagu ei mädane. Ja ma arvan, et väga nunnu. Panin selle värava peale siia, mitte meie läbivõrgu vaadet muidugi rikkuda. Aga üldplaanis jumalast lahe. Pardil häbid. Täna päike paistab. Ma täiesti kaalusin seda, et äkki ma saan nad lasta täna läbi selle väikse värava tiigi peale esimest korda. Aga ma veel ei tee seda, sest on juba täiesti õhtupoolik ja siis ma pean nad õhtusid tagasi kutsuma kõik väiksesse aeda. Et teeme seda siis mõni teine päev. No nii. On küll vool sees, jah? Väga hästi tiksub läbi. Et kui teil ei ole seda kontrollimisaparaati, et kas karjuses on vool sees, siis mina katsun rohukõrega. Siis on see voolulitaks tunduvalt nõrgem, kui ta muidu palju näpuga oleks. Ja soovituslikult mingid kummijalanud jalas, et siis ei ole ta ka nii tugev. Vot selline sai siis meie tänane klipp, et natuke siit, natuke sealt, natuke neid asju, mis tegema päriselt peab. Nagu näha, siis rohi on juba kasvanud nii pikaks, et kuskilt käib, naksub karjuse juba maasse. Aga ma vaatan, et see annab ikka nii tugev liidaka, et rohi sureb ära sealt ilusti, kus ta vastu käib. Et polegi aga hullu. Ja täna on väga tuuline ilm, et kui see heli nüüd siit kuidagi läbi tuleb, siis järelikult meie Hiina mikrofon teeb ka okeid tööd. Vot, aga ühesõnaga, olge siis tublid ja pange meil ikka likeige, jagage, subscribeige, jälgige ja siis ma saan edasi teha neid asju, mis ma siin teen, et siis ma näen ka, et teile meeldib ja samas vaimus edasi. Davai, tšau!